Tere, oleme siin Chilli discgolfi keskuses, minu kõrval on mitmekordne Eesti meister Silver Lätt. Tere, Silver! Tere õhtust! Ja me hakkame koos vaatama nüüd videot, kus Eesti parim meesmängija ja parim naismängija mängivad best shot formaati ja vastasteks on natukene kehvemad mängijad, kui nad ise on. Aga see on hetkel veel nii. Et see kõik toimus Kiiu discgolfi pargis. Ilm oli päris lumine ja libe. Jaa, kergelt tuuline, nagu ikka Kiiul alati on, et selle vastu ei saa. Aga üks põhiasi veel, et mängiti ilma OB-d tänu sellele, et oleks kõigil rohkem fun'i ja... Jaa, et jõudsime tegelikult teha ka enne meie väikest võistlust ühe siukse poolkõva soojendusringi, et greenid olid ikka täiesti jääs ja mingit kontrolli seal ei olnud, et neid OB-si seal saare radadel ja mujal ei olnud mõtet arvestada lihtsalt. Siit me näeme kohe korralikku grip-blokki siin, kui ma ei eksi, siis Kiiu noored alustasid igal rajal viskamist. Teistes tiimides oli siis 4 liiget, mängisid samuti best shot formaati ja me Kristjaniga üritasime neile vastu saada. Et räägime kiirelt veel selle siin alguses ära, et kuidas me valisime teile need vastased siia. Et panime Facebooki põhimõtteliselt üles, et kes rohkem laike kogub, saab peale. Aga kuna siin noored tegid ülivõimsa töö ja te soovisite oma vanuseid ja vanemaid ka kõrvale saada, siis valisite Kristjaniga veel ühe satsi juurde siia. Ja, et Tapamehed siis, jah. Esimene eesmärk oli tegelikult otsida vastaseks omale selline 4-liikmeline punt, kes ei ole kõige teravam, ütleme, et saaks rohkem nalja ja oleks selliseid viskeid, mida me siin oleme paari juba näinud, et üks siuke korralik grip-blokk ja siis ainsale puule, mis on fairway'l pihta saamine. Aga tõesti, noored tegid ülivõimsat tööd Facebookis ja said omale sinna mingisugune 250 laike, et me ei saanud neid kuidagi kõrvale jätta. No nii, Kristjani avavise esimesel rajal tundub, et trespass natukene sai vähe haiserit või vähem Kiiu esimesel rajal. Alati on vastu tuul, et seal peab sellega arvestama. Ise lähen siin Lucid Defenderiga kerget Heiser flippi viskama, lihtsalt distantsi püüdma. Ja niisugune keskmine sooritus, et päris rahule jäänud, aga üsna kaugel juba. No nii, tapamehed on nüüd siin poole peale jõudnud, põõsa taga. Siin läks roller natuke lappesse, mulle tundub. Et vaatame, kuidas teine mees, kas teine mees õpib esimese vigadest või... Tundub siuke eeske punt olevat, et lähevad kõik järjest eeskäega peale. Ja põhimõtteliselt täpselt samasugune vise järgi. No nii, siin on näha, et tagakäega äkki tuleb vähe lähemale. Ei olegi tegelikult väga palju korvile minna neil enam, et... See on kuskil 70 meetrit sealt äkki või? Või isegi natuke vähem. Et põõsas ainult segab neil hetkel seda. No nii. Siin saadi vähemalt ketas korralikult lendama. Ja siin... No nii, noortel on jäänud siuke 40-45 meetrit tõesti avatud lähenemine, aga päris korralik vastutuul. Esimene mees pargib ilusti. Väga ilus vise. Ei tea, kas nad tiimi sees mõtlesid juba, et ülejäänud võiksid korviga ründama minna. Kuidas tapamehed mängisid. Tead, see üldpilt oli selline, et mulle tundus, et noortel oli tahtmist rohkem. Ja tegelikult oli see nii-öelda siis tapapunt oli natuke võib-olla isegi kogemuste võrra tugevam, aga noorte tahtmine sai seekord võitu. Ma ise panin kõrvalt täpselt sama asja tähele, et see poistel ikka silm säras ja nad püüdsid kõigest väest ja tegelikult 4 peale tegid päris korraliku mängu. Jaa, nii oli. No nii, vahepeal jõudsime me oma 2 seifi korvi alla panna, ma ei tea, mis ma seal mõtlesin, Kristjan oli juba 1 meetri peale oma jump puti parkinud, et
ma oleks võinud vähe agressiivsemalt korvi ründama minna, aga panin samasuguse sinna seisma. Tapa tiim teeb siis 3. viset ja 20-25 meetri jump put tundub, et on neil käsil. See esimese raja tutvustus jäi meil vahele, et see oli... korralik spit out. Oli siin 140 millega meetrit, par 4 muidu ja Tapa mehed putivad praegu parri. Ja tundub, et on ikka võistluse kramp on sees praegu ja kaamera närv ja nad ei saagi 4 peale, kõik tabavad korvi, aga ükski neist sisse ei jää. Kiiu noored siin tundub, et tõstavad lihtsalt pöördi sisse praegu ja samamoodi meil Kristin läheb, viskab oma 1 meetri pealt selle sisse. Ja peale esimest rada siis Silveril Kristinil -1 pöördiga alustasid noored, Kiiu omad samamoodi ja Tapa mehed seekord +1 siis. Oi kui hea roll. Siin tundub, et noortel oli natuke õnne, et skip oli korvist eemal, aga tabas seda ainsat kaske, millest ta siis veeres korvile tagasi. Et siin on, kui sa tagakätt tahad visata, siin jääb täpselt see mägi paremat kätt ideaalsele trajektoorile ette, et on võimalik visata, aga eeskäel on suht suurem koridor siin. Kuigi see üks puu siin, mis enne korvi on, võib siin teinekord midagi takistada ja nagu näha varsti on, päris libe oli siin korvi all, et soojendusringil sa ikka parkisid siin päris mitu viset, mis korvi alla tulid ja pärast olid 15-20 meetrit eemal, mis ideaaltingimustes oleks kõik olnud täiesti korvi all muidu. Ja tundub, et siin kõigil maandub juba 50 meetrit enne korvi, aga libiseb veel oma 20 edasi, et täiesti tingimused olid päris hirmsad. No siin üks kutt sai nüüd normaalselt kettalendu. Tehti ja peale seda nad alles ketta kätte võtsid ja selle pisiku endale külge said, et... Väga kihvt kaader oli Tapal, et hästi asjalikud kutid ja päris palju sai nalja. Ta video pealt näha, kuulda ei ole, aga hästi kihvti jutuga. Ja positiivne on see veel, et olen käinud Tapa rajal ise ka mängimas, et väga äge rada on meil seal ka, et niisugune super rada, kus harjutada ja paremaks saada. No nii, tundub, et Kristin läheb Lucy Trespassiga, viskab ta natukene laiaks, aga tuleb ilusti tagasi ja... Ideaalne skip ka veel otse. Skip ka ja peaks olema täitsa ringi sees. Ma lähen vähe alastabiilsema sisse mängitud Lucy Defenderiga, kerge haiseriga vasakult, kuna teise rajal vastupidiselt esimesel on otse tagant tuul. Väga praegu hästi aru ei saanud, pikaks läks tundub, jah. 15 meetrit pikaks tundub. No nii, putil on... Need on tabakad peaks Tapa mehed, jah. Et esimene siin pani seifi ära, teised võiksid juba proovi minna julgemalt. No nii, tundub, et tagant tuul surus korralikult selle puti maha praegu. Viimane võimalus. Tundub, et jääb lihtne par. Ja nüüd Kristin Pöördi putil. Paremalt natuke mööda seekord. Vaatame, kas värsket Eesti meistrit või... Ei tundub, et siit ei tule midagi. juba on teada, mis toimus. See on meeles ja see ei ole hea putt. See korvi ei lähe. Seekord ketidest välja, jah. No ja noortel võimalus siis ette rebida kohe teisel rajal. Ja pole probleeme. Kohe esimene mees teeb ideaalse liigutuse. Ma nüüd neid nimesi ei mäleta nendel noortel, aga see kutt, kes just puttis ja tegelikult tundus, et on kõige asjalikum ka seal tiimis, et päästis päris palju drive ja putte ja täitsa andekas noor mängija. Jah, teiselt rajalt siis Silver Kristin Parr ja Tapa mehed samamoodi parriga ja Kiiu poisid noored läksid juhtima. Pöördi. 3. rada. Siin on suvel on väike takistus ees, talvel on see takistus jääs.
et see niisugune väike tiigikene, kuhu päris tihti mõndadel ketas maandub. Tundub, et vastu tuul teeb jälle nahka, et siin esimesel tagakäe mehel läks ketas lõpuni paremale. Et see on päris musale, et putile saada. Ja ega ta kõige lihtsam ei ole. Karistab kohe ära. Tundub, et siin jäi käte sealt ketas kätte. Tundub, et tuli teine gripp-lokk ära. Aga lihtne parr peaks neil olemas olema, äkki 4. mees suudab ennast putile visata. Päris korralik tugevus sellel viskel, sellist läheb pikaks, ma kardan. Isegi kaameramees oli valmis seda korvi alla saatma, aga lendas üle kaameramehe sama kiirusega veel. Ja mul on siin vaikselt tunne hakanud tekkima, et Tapa mehed on siin sinu koolis käinud, kõik mängivad eeskätt ainult. Et päris tihti vist juhtub niimoodi, kui seltskonnast keegi mängib eeskäega, siis väga paljud mängivad samamoodi järgi, et seda on suht lihtne teiste pealt järgi vaadata, õppida. Ja ma olen tähele pannud, et alustavatel mängijatel on rohkem selline reegel nüüd paika loksunud, et naisterahvad, kes alustavad mängimist, mängivad 99% tagakätt ja meesterahvad vastupidi siis eeskätt, et ei tea, mis seda mõjutab, aga nii ta paraku on. Et kui siin esimesed korrad ketta kätte võtad, siis äkki eeskäega sa saad selle ketta paremini pöörlema ja kaugust rohkem, võib-olla see võlub neid mehi siin rohkem jõuga viskama ja saavad kaugemale, eks seal mingi tõde peaks olema. Tundub, et Kristjanil on külm hakanud juba. Ja kui ma ei eksi, siis see on Opto Kutlas Kristjanil, mis peaks minema kergelt Haiseriga paremalt poolt. Ja vastutuul lükkub ka selle kõvasti üle. Ja sealt künkalt ja puu tagant enam ei ole väga lihtne putti. Ei ole kaugel, on 20 meetrit äkki, aga suur puu on ees. Ma lähen siin need uut ketast proovima, Ankur. Optoplastikust hästi usaldusväärne kange keskmaa ketas, aga pole teda väga palju veel testida saanud. Ja päris hirmus reliis väga suurest Aiserist, see nii kangele kettale ei ole, ükski vastutuul ei ole piisav, et seda sirgeks visata. Aga oled sa seda Ankrut nüüd rohkem ka visanud, et kuidas ta sulle meeldib? Ja julmalt jään, mulle meeldib ta, meenutab mulle veel vana sponsori aegadest. Väärne teda ei viska kunagi flippama, lendab täpselt nii kaua otse, kuni tal jõudu sees on ja konkreetne lõpufeid on vasakule, et minu jaoks käele hästi sobiv mugava rimmiga ketas. Nagu pildilt näeme, et tapamehed on sattunud sinna jää peale, kus suvel, see läks napilt, kus suvel enam visata ei saa, aga talverõõmud on siuksed, et kannatab ka sealt putti proovida. No korralikud runnid päris pika maa pealt. Ja tundub, et kerge parre on tulemast tapameestele. 20-25 meetrit äkki või? Umbes 20 võis ta olla või? Jah, nüüd kaamera nurga all natuke keeruline aru saada. Tegelikult nad on üsna lähedal, aga siuke konkreetne putt korvile puudub, sest päris siuke korralik puu on enne korvi. Trajektooril ees, et peab suure Haiser-kaarega viskama kõrgelt, et sinna jõuda. Aga siin tundub, et jälle, et kui esimesed 2 või keegi parkis ketta ära, siis teised oleks võinud juba Bessotis minna proovima julgelt. Ja no see, mida ma nüüd teen, et Kristjan pani sealt alla ära, et ega siit putiga väga tõenäoliselt sisse saada ei olnud, et ma läksin siukse medium harbiga eeskäega ründama, aga noh, ei olnud kõige ausam katse. Ja tundub, et kõik tõstavad parrid sisse. Ja nii on, siit rajalt kõigil kindel parr ja siiamaani noored kiiupoisid juhtimas siis seda mängu, mis kindlasti andis neile mõnusat
vürtsi veel juurde ja emotsiooni pingutamaks edasi. No nii, nüüd on 4. rada ja 89 meetrit. Kui siin need OB-d kehtivad, siis on ta ikka siukene päris magus rada tegelikult välja mõeldud siin. Ma ütleks, et see on ikka julgelt üks Eesti raskemaid radu, kus birdit mängida. Et seda käppi seal 2 põõsa vahel tabada, kus ta peaks siis kas skipima greenile või õhust tulema, see on juba maailmaklassi vise. Et siin põhimõtteliselt korvi alla saada, siis ikka vise peaks vähe kõrgemalt tulema või nii täpne olema, et sa sealt 1,5–2 meetrisest august selle skipi sinna korvi alla saaksid. No just, paarismängu praegu eesmärk on, ma arvan, kõigil seda minna proovima, et kui 4-st 1 läheb sealt läbi, siis on ju terve tiim võidus, et üksikmängu gameplan peaks olema ikka kõigil. Esimene lay-up sinna 2 põõsa vahele, sealt kas jump put või päris kerge lähenemine alla ja tõsta sisse 3. Nüüd tundub päris ilus kaar. Opadi! Ja tuli täpselt skip õigesse kohta üle põõsa ääre ja peaks olema kindel putt. Seal peaks olema kindel sisse tõsta 2. Et jälle tundus, et seesama kutt, kes neid on siin juba paar korda päästnud, et sooritas jälle võimsa viske. No, mulle tundus, et päris asjalik noor poiss on, et kui trenni korralikult teeb, et sealt võib tulla midagi head. Et liigutused olid kõik siuksed väga kenad ja... Ega siin tegelikult noorte kuttide satsis oli päris andekaid, kõik olid andekad, mulle meeldis üks kutt, kes pani julmalt kaugust, et tal oli see täpsus ja kontroll oli veel natuke logises, aga see on hea küsimus, millal sellega kord saab. No see tulebki trenni pealt, jah. No nii, näeme nüüd ühe eeska viskaga ära, kas läheb Anheiseriga üle puude. Ja nii on. Nii on, jah. Tabas auku ilusti, aga vist jäi nagu vasakule andma, et seal ta peaks ikkagi lõpukeerama paremale tagasi. Mis kettaga Kristin siin peal läks? Mulle tundus, et see oli jällegi Opto Kutlas, mis tal on nüüd vaieldamatuks siukseks ka ilusti. Tagaga lemmikuks saanud ja ilusti tabas auku. Et distantsi ta viskab rohkem tresspassidega ja kasutab neid rohkem, aga kui on natuke tuulisem olukord, siis ta võtab oma Kutlassi välja ja sinul Aiser pomm ma läksin hästi kõrge Haiseriga ja tundub, et jäi siuke 4-5 meetrit lühikeseks, et tabasin viimast puud. Jõudis küll läbi teisele poole, aga Kristini vise oli tunduvalt paremas kohas. No siin on selgelt näha, et kuna OB-s ei mänginud, siis tapamehed on juba jõudnud järgmisel tiile, kuigi peaks eelmise korvi ära lõpetama. Jah, see on nüüd see eeskäev ise mulle tundub, mis läks Anheiserist sealt üle puude, et neil on avatud lähenemine ja miks mitte valida kas või 10 meetrit kaugemalt see teine vise. Ja siin oligi täpselt niimoodi, et üks parkis ketta ära ja siis juba kõik, nad ei ole korvist üldse väga kaugel. Siin oli Justice läks lendu minu teada. Ja teil on siin... Ja Kristini vise on ikka ringi sees, ma ütleks siuke 7 meetri putt ja õnnetust. Nagu eelmisel hooajal veel kombeks oli, siis kõik putid tuleb madalaks jätta ja nii ma jälle tegin. Äkki Kristin päästab ära enda ilusa drive'i. Ja jälle paremalt natuke mööda. Ja kiiupoisid on siin reaalselt 5 meetri peal, et peaks olema lihtne pöördi. Läheb vormis... Aga... Ei vormistanud, ma mõtlesin juba, tahtsin öelda, et läheb vormistab oma ilusa drive'i ise ära, aga laseb vist seekord sõpradel ka osa saada sellest. Ja nii on, Kiiu võtab ainsa bördi ja läheb juba 2 viskaga juhtima. Teile Parr ja Tapa. Tapal peaks ka olema sisse tõsta 3. Ja samamoodi Parr käes ja edasi. Ja me Kristiniga siin alguses andsime mitu putti ära, et... 5. rada, 73 meetrit. Näitab kaart. Viskad natukene kõrgemalt. Aga ei, kiirustasin ette, see on hoopis saare rada siin. Mida oli suht keeruline seekord visata. Päris libe oli see kõik see alune. Ja kui nüüd vaadata neid ketaste maandumisi ja mis peale seda saab, siis kõik, mis korvi all maanduvad, need sinna kindlasti ei jää.
et üleni terve, ma ütleks 10 meetrit ümber korvi igas suunas on ainult kiilas jää ja see ketas paneb sealt ikka korralikke skippe. ja saare rada ongi, ta umbkaudu 10 meetrit ongi see saar korvist, et diameeter on 20 meetrit, et 10 sisse saad, siis oled putil, pöördiputil, kui ei saa, siis peaks drop zone'i minema muidu. Jah, tundub, et siin praegu noortel on läinud natuke olid avavisked joonelt ära, oi, viimane mees pargib ilusti 1 meetri peale. Tundub, et kindel pöördi on tulemas järjekordselt. Ja seda me tegelikult juba mängides avastasime, et see 4 tiimi suur eelis on, et neil on nii palju rohkem viskejaid, et nagu näha, siin on olnud mitmes olukorras, siis 4-st 1 teeb selle otsustava liigutuse ja viskab selle korraliku viskekorvi alla, kus on kindel pöördi neil tulemas, et samuti ka siin rajal. No nii, tundub, et läheb driveriga, see tähendab, et vist kerge Anheuser, päris sujuv, pehme liigutus, see tundub päris hea vise. Natukene lühikene. Meetrit libiseb ja libiseb putile. Täitsa seal 4-5 meetri peal. Üks. Järjekordselt Anheuser eeskäev ise. Jälle pikaks eelmisel rajal maandus ilusti jälle korvi juures ja libises minema. Kristinil jäi putter, ta läks shieldiga siin peale ja jäi vastu tuule pärast veitsa sirgeks. Sellist asja väga tihti ei näe, et Kristin nüüd 70 meetrise rajal ei viska putile ennast. Ma läksin ka medium shieldiga, suure Heiseriga. Opadi. Ja korralik skip. Ka puterid saavad skippi, et maandus ilusti paar meetrit enne korvi, aga lõpetas siukse 10 meetri joone peal. Ja tuli jälle. Ja tuli jah, tundub, et me ei ole ikka soojaks saanud, et see mängutempo meie jaoks ei ole see, meie jaoks see mängutempo ei ole ikkagi see, mida me ise oleme harjunud mängima ja kui peale oma viset ootad nüüd 8 viset vahepeal ja siis lähed jälle viskama, siis on natuke ikka külm sees ja see putil ei ole veel mingit kindlust, aga nüüd õnneks Kristin päästab ära, et siit oleks juba natuke nüri olnud paugi võtta, kui teised saavad sisse tõsta pöördisi. Et siin oligi, ilm oli talve kohta, päike paistis, oli hea, aga ootamist oli teil ikka päris palju teinekord ja Kristinil siin hakkas päris külm vahepeal. Ja eks me oleme mõlemad siuksed varesed. Natuke jahedat tuult saame, siis on käed jääs ja putter kerlema enam ei lähe, aga mis seal ikka, kõigil võrdsed võimalused. 6 korv. Korv on otse, vise. Väga suure tagakäega, paremakäeline ei saa väga suure kaarega minna. Peab suht sirge vise olema. Jah, siin nüüd eeskäev ise natuke vara keeras sisse, et kui eeskäega seda rada visata, siis peab viskama ta välja ikkagi Anheuseris vasakule ja ootama seda lõppu, et ta keeraks. Ja näed, 3. grip-lock. Või siis läks natuke liiga vasakul. Läks liiga hammustama vist jah, et seal põõsaste äärest liiga. Otse päiksesse. Ja tuleb ilusa suure kaarega, aga sellel rajal see kaar tagakäe jaoks ei ole kõige parem variant. Ja, tundub, et noored said pikale putile, aga sealt midagi lihtsalt ei ole, et ikka üle 10 meetri tundub, et on jäänud veel. Siin tundub ideaalne joon. Väikses Anheuseris välja, lihtsalt lühikeseks natukene. Natuke sujuvamad ja rahulikumad. Ei ole siukest agressiivsust neil sees, et tehnilise poole pealt ma ütleks, et on ilusamad. Et võib-olla oligi noortel kohati tahtmist liiga palju, et läksid seal juba hoovõtul nii kiire sammuga peale, et natuke põhirõhk läks valesse kohta. Ja jälle on tulemas eeskäev ise ja maha seekord. Tabas mingit mulla hunnikut veel. No nii, siit ma ei näe nüüd, mis Kristinil käes on, ma eeldan, et see on Saint või
Pro peaks minema siukse kerge Haiseriga paremalt poolt, mis tõmbub vaikselt sirgeks. ja tundub. Ja natuke liiga korvile, et vist sai Haiserit liiga palju pandud, muidu tal on see vise väga käpas, et need on tal, Saint Prod on tal fairwaydest lemmikuteks saanud. Ja ise lähen Lucid Defenderiga, kerge eeske annukas ja tundub, et töötab. Ja pargitud. Lõpuks ometi, me ei pea Kristiniga putima ühe korra, äkki saame pöördi kätte. Et vaatame korvi lõpuni, veel ei saa kindel olla siin, et sealt me paneme ära, no nii, tapa, hei. Ja need on tapakad, on siuke. Tundub 10 äkki. Isegi rohkem vast, ma arvan. Ja lennu järgi on ta ikka natukene kaugemal. Pilt petab võib-olla grammika. Putid on päris julmas Haiseris, et niimoodi on korvi ikka väga keeruline tabada, et. Ja siin meil, kui siin taustal on vahepeal müra kuulda, siis meil. No nii. Opa! Pean oma sõnu sööma. See Haiser putt läks ilusti korvi. Korralik outside the circle putt, et. Just tahtsin öelda, et siin meil just Ralf teeb keskuses putitrenne, et kui siin mingid kilinad-kollinad taga on, siis Ralf püüab just kõigilt neid Haiser putte siin praegu välja saada, et aga näed, vahepeal toidab ka isegi see asi. Jah, et ärge laske ennast häirida, kui mingi müra meil taustal on. Et. Vot siin mina näiteks oleks valinud poiste asemel teise koha. Nad olid reaalselt, teine vise oli võib-olla 2-3 meetrit kaugemal, aga siin olid oksad ees ja puu sees, et neil oleks variant teisest kohast ilusti alla visata ja kolmel mehel oleks kergemat putiproovi olnud teha, kui sealt põõsaste ja okste vahelt, et see oli see koht, kus mina oleks teise otsuse vastu võtnud. Jaa, ilmselt ka mina, et siin tundus, et kogemus maksis neile, vähene kogemus maksis neile kätte. No nii, oleme 7. rajani jõudnud, 92 meetrit peale saare rada, üks kergemaid pöödiradasid võiks öelda, et ei ole nii pikka viset vaja, mäest alla veidikene. Ainus asi, mis selle raja nüüd natuke keerulisemaks teeb, et pead viskama ikkagi tundmatusse, aga kui sa seda kaugust suudad hinnata, siis korvi alla ei tohiks väga keeruline olla saada. Jah, ja tänase ilmaga seal Kiio discgolfi pargis pead ka arvestama skipiga ikka korralikult. Nagu on näha, et see ketas kukub maha, aga lõpetab oma lennu ja jääb seisma alles ikka väga palju teises kohas. Ja, siin noorte viimane mängumees meenutab niisugust 2 aasta tagust mind, et visketehnika, kuidas sammudel minna juba selge ees ja 2 käega ketast kinni hoida, et see tuleks nüüd natuke välja ravida, aga visketugevused on poistel paigas, et sellega probleeme ei ole. Jah, no samas võime öelda, et siin väike eelis võis ka Kiiu poistel olla ikka, et see on vist rada, mida nad on kõige rohkem raudselt mänginud ja võib-olla kui Tapa omad oleks natukene rohkem harjutanud, oleks ka grammikene võib-olla paremini mänginud, aga. Jaa, kindlasti, et väike koduraja eelis noortel oli. Ilusti putil peaks olema siuke lihtne 4-5 meetri putt äkki. Kui ma ei eksi, siis Facebookis, kui neid tiime hakati moodustama, siis Tapa noorte tiimi nimi oligi Kiiu noorte tiimi nimi oli siis Kiiu järelkasv. Et tundub, et on kõik kohalikud kutid ja tunnevad seda rada päris hästi. No nii. Pin high, aga natuke liiga laiaks jäi, et ei tulnud seda oodatud skippi. Kristin läheb nüüd väikse tagakäe. Kerge tagantkäe Haiser ja ma praegu jään vastuse võlgu. Ma arvan, et see on meie healt sõbralt Soome ühelt väga andkalt mängumehelt Teemu Nissinenilt saadud Saint Pro Moonshine. Et ta on natuke kangem, kui on Kristini teised Saint Prod, et ta usaldab seda võib-olla rohkem ja siin on sellist kerget Haiser-kaart vaja. Ma läheksin lihtsama vastupanu teed, et ma võtsin driveri, et mängisin siukse skipi peale laialt ja tundub, et töötab. Vist jäi pisut lühikeseks, aga Lucid Defender on seal, kus ta olema peab. Nii on ja Kiiu poisid putivad pöörit.
esimesel jäi natukene puudu puti liigutusest. Ja, sama teisel tundus, et läks putteril nina maas läks lendu, et jäi juba enne korvi sukeldus sinna maha, et ja ilus putt. tundub, et Kiiu siin järjest ikka nopib neid pöördis, et Siin on ei teagi, kas üldse, mis see vahe on päris suureks juba kärisenud. Saad ikka õdvemalt seda viset natuke teha, tead, et äkki sõber veel aitab. Jah, et on... 3 sõpra veel aitavad, et Ja. kui Kristin nüüd eksib, siis tal on 1 sõber selja taga. ja No ei, Tapa teeb midagi huvitavat nüüd ikka väga lähedalt, aga kas Tapa kordab oma esimest rada, kus kõik puttisid 4 meetri pealt kettidesse mööda, aga ei. Birdie Frame esimene. Jah, seis on selline, et Silveril Kristinil -3, praegu Kiiu omadel -5 -5 ja Tapa omad olid -3 peale. Et Kiiu omad on vaikselt eest läinud ja hoiavad seda vahe praegu. jah, nüüd järgmine rada on päris keerukas rada, kui seda veel OB-dega ka mängida, et hästi paljudele meeldib visata seal tagant käega üle minevaid siukseid fairway drivereid või keskmaakettaid isegi, mis tagant käega visatakse kõrgele välja, hoiab lõpuni paremale, et tundub, et siin Kiiu esimene kutt sai jälle selle viske Putile kindlasti. jah, Tundus, päris et hästi ei päris näinud, lähedal. aga ikka ringi joonel tundus, et oli. No, läks vähe laiaks see kaar. Ja konkreetne rada on veel selles suhtes huvitav, et siin sa viskad tegelikult suht metsa seest ja teinekord, kui see ketas sinna avarale jõuab, seal hakkavad tuuled seda kettalendu ka veel korralikult mõjutama, et Just, et seda sa seal metsatuka sees ei tunne. Et ma olen harjunud seda rada mängima eeskäega kõrgele haiser õhku. Kui ma ei eksi, siis oli meil tiiala pealt korvile vaadates oli tugev tuul vasakult paremale, et siuke eeskäe kange ketta haiser, siis tuul viis ta päris kõvasti paremale metsa sisse ära, et nagu siin pildilt ilusti veeres välja. Ja skip vist äkki puu oksalt ja veeres tagasi. Nüüd kahjuks me ei näe, kes viskeid teevad sealt järgi mööda. Tundub, et oli juba... Tuleb põõsast neid viskeid. Tundub, et nüüd on Kristini kord ja läheb Trespassiga haiserist ees käega. Maandamine nüüd natuke kadus ära. Ja mul nüüd, ma võtsin nüüd vähe kangema Lucid Defenderi. Korralikult õhku ees käega. Korralikult õhku ja putil. Tundus, et maandus täitsa... Okei, nüüd kui näha, kus Kristin on, siis me oleme jälle kõige kehvema drive'i teinud, aga tundub, et putt on olemas. Et korvi alt ta skippas ära. Opa, peaaegu. Kettidesse õrnata. Päris ebameeldiv koht oli, tundub, et ma ka võitlen seal mingite väikeste puude ja põõsastega. Et vaatame, kes jääb peale, kas puud või sina või? Ei tundu mugav. Sama kaugus äkki siukene 7 meetrit, 6 meetrit, mitte rohkem. Jaa. Tundub, et jälle sõbrad tuleb appi võtta, et see pöördi siit noppida. Ei tea, kas tapakuttid oli mingi järjekord ka või mingi reegel, et kes läheb esimesena puttima, et kas nagu paarismängus, mis on hästi tavaks saanud, et kelle drive'i mängitakse, see läheb siis putib või valitakse hoopis keegi järgnev? Seda ei oska ka mina kommenteerida, et... Praegu ei näinud ju avaviskeid ka, aga viimane mees, viimane võimalus. Jaa, tubli ja päästis ära. Pöördi kirjas. Ja Kiiu noored. Ka sarnane koht, natuke jälle meetrike lähemal. Ja järjekordselt putt jääb lühikeseks, et päris tihti näeme noortelt samasugust putti, et kukub enne korvi ikka sinna alla. Jaa. Et see on tegelikult üksikmängus siuke kõige tavalisem putt, eriti talvel, et natuke kardetakse seda korvi, et jäetakse madalaks pigem, et ei taheta üle korvi või mööda visata, et lohiseb teisel pool kaugele. Kõigil ilusad pöördid kirja ja oleme jõudnud 9. rajale. Kuidas sa kommenteerid seda rada? Kuidas see rada sinule meeldib? Korv on suht kaugel, aga samas ta on nagu mõnus tagakäe haiseriga vise või sirgelt
jah, ta on tegelikult, ma ütleks, et ta on Kiiu rajal, ma arvan, ma ütleks, et mu lemmikrada isegi, et seal saab siukse tagantkäega päris kõvasti visata, et tavaliselt olen mina mänginud seda kergest haiserist kange kettaga, et viskan ta haiserist sirgeks, lasen tal seal paremal põllukohal lennata ja hästi tugev lõpu fade siis korvile. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis siin rajal oli päris tugev vastutuul, et kõik, kes siin tagantkäega läksid, ma mäletan, et neil nagu viis selle ketta sinna paremal ära. Nagu antud juhulgi. No, minu jaoks on see samamoodi. See sai nüüd päris korralikult skippe veel, et see vise jäi päris madalaks, aga jõudis jälle sellisesse kohta, et lihtne 3, et 20-meetriline lähenemine võib-olla. Ma olen täiesti sinuga nõus, mul samamoodi üks lemmikumaid radasi Kiiu discgolfipargis ja siin on täpselt siukene Oobe saar muidu veel enne korvi, et kui sa jätad natuke selle viske lühikeseks, võid sa vabalt seal kaskede sees olla, mis reaalselt on korvist võib-olla 15 meetrit ainult. Ja just need samad kased, mis siin näha nüüd olid, et siukene väike lõks teeb jälle rada huvitavamaks, aga ja samas ei saa sa siin eksida ei paremale ega vasakule. Muidu on siin OB-d ja pead ikka päris ilusa kontrollitud viske samamoodi tegema. Ja näha on, tapakutid viskavad siin korviga kohakuti, aga jäi ka natuke laiaks, et oli tapakas. Ei, tapamees, jah. Tapamees oli see. No vastutuul lükkas ta rolleriks, aga roller natuke vales suunas läks veerema. Kristin nüüd siis meie ees. Jälle praegu ei saa aru siit, ma eeldan, et see oli Opto Kutlas. Läks natukene liiga paremale. Ja järjekordselt vastutuul lükkab. See Opto Kutlas tegelikult on uuena, mis Kristinil on päris uus ketas, on üsna ülestabiilne driver tegelikult ja isegi seal tuul lükkas ta päris pikalt paremale. Ja millega sa ise siin avadrive'i avad? Tundus, et ma läksin nüüd natuke alt, et vaadates kõiki eelnevaid viskeid, ma läksin kangema kettaga ja ma panin ta veel haiserist välja ka, mis oli nagu selles suhtes vale, et ütleme nii, et ma jõudsin seal oma viske korda oodates üle mõelda ja tegin teiste visete järel niisuguse vale otsuse. Et oleks võinud kindlaks jääda ja minna suure kaarega paremalt, aga läksin liiga otse korvile. Ja Kiiu noored on meil siin täpselt selle Oobe saare taga peidus, et suvel on siin veel lehed ees aga tegelikult üsna kerge lähenemine, et peaks olema kindel paar seekord. No, nüüd natuke tehti show'd ka juba. Ohoh, see putter nüüd väga palju spinni sisse ei saanud, et sellist liblika efekti oleme me siin näinud, aga loodetavasti suvel sooja käe ja sooja randmega on see putter ka, läheb ilusti pöörlema lendu. Ja siin on näha päris tihti on näha, no nüüd ekstra kohe enam ei tehtud seda haiser putte, et mida vähem keegi mänginud on, seda rohkem nad putivad algul haiseris, et mulle tundus, et siin oli jälle niisugune kogemusega liigutus, et vaatas, et tuul vastu. Et pani madalalt lohisema, viskas selle lihtsalt korvi alla ära ja et oleks kindel lihtne 3 neel, et viimane mees sai veel proovida, aga jälle läks. Ja sinult hea pikk proov. Jah, tabasin, aga ta oli ikka päris kaugelt ja ikkagi vastu tuulda, mis minu jaoks on kõige keerulisem putt, et ma olen harjunud viskama neid putte sinna napilt üle korvi ääre. Et ma lasen selle hästi madalalt nina all veits lendu, et kui vastu tuulda niimoodi visata, siis ta surub selle ketta veel rohkem alla. Nüüd oleme jõudnud 10. korvi juurde, 117 meetrit vist oli see pikkus ja siin on karistab kohe ära, kui ketas läheb paremale, kus Kiiu poiss praegu ka selle ketta lennutas, et sealt on päris ebamugav lähenemine teinekord. Et üks keerulisemaid radu, ma ütleks, et nüüd on vaja minna päris sirgelt otse korvile eeskäega ja visata kergest haiserist ketas sirgeks ja isegi võib-olla natuke flippama, et jõuda ilusti korvile. Et tagakäe meestel on see selline, no pead ikka korralik kunstnik olema, et see vise korralikult ära sooritada. Ja tundub, et siin tuul jälle mängib rolli, et siin poistel lähevad kettad, lähevad täitsa rolleriks ära. Et siin selle fairway laius on paarkümmend meetrit.
ja siin on vaja ilusat pikka viset. ja läks jälle järjekordselt eeskevise läks täitsa rolleriks ära ja et ütleme niimoodi, kui siin üksikmängu mängida ja sa tead, et sa ei ole nii pikal distantsil nii täpne, siis oleks siin tark teha üks Putterevi keskmaavise ja teine Putteriga keskmaavise ja kindel 3 võtta pigem, et siin elu on näidanud, et siin rajal karistab päris palju muidu põugidega ära. ja ma ütleks, et isegi võib-olla safe'im variant oleks võtta omal kotist kõige ülestabiilsem driver ja visatada eeskäega niisugune haiser sinna vasaku loobe kohale ja oodata seda kindlat lõpufeidi fairway'le, et ta ei pea minema ründama, ei pea minema täis pauku panema, siis kontrollid viset lõpuni ja ilmselt see oleks kõige nii-öelda õigem liigutus. Aga noh, kui sul on 4 meest tiimis, siis miks mitte, kõik lähevad proovima ja kui kellelgi vähekenegi õnnestub, siis peaks olema juba tehtud. Kristin mõtles, et läheb proovib nüüd siin tagant käega põllu pealt Anhaiseri viset, aga Ketas ei jäänud üle minema. Jah, ta viimasel hetkel vahetas veel oma Moonshine ballista, millega ta alguses plaanis minna Trespassi vastu, mis on veits üle stabiilsem ja ütlen ausalt, et see tagantke vise tal selle ballistaga oleks päris ilusti töödanud, et oleks kandnud lõpuni paremale, aga Trespass on piisavalt kange, et jõudis juba tagasi fleksida. Ja ma panin ikka täieliku kaalika sinna vastu maad täitsa ja valisime Kristini koha jätkamiseks. Praegu lähenevad siin Kiiu noored ja tundub, et 2 esimest viset on ikka väga toored olnud. Üks läks pikaks, teine viskas kohe maha. No nüüd vähe suurem haiser. Suurem haiser ja põõsasse või sinna kaskede vahele. Viimane mees päästab nüüd, neil minu meelest ei ole puttigi praegu. Ja seegi jäi lühikeseks. Ja, et see üllataval kombel ikka päris lihtsa lähenemise praegu käkkisid ära, et ei olnud neil tegelikult ju palju minna ja 4 peale ei saanud vist keegi isegi normaalsele putile. Et siin nüüd läheb neil päris raskeks, et parri üldse mängida. Ma ootaks, et teised lähevad ründama, nüüd 3. mees lõpuks läheb, aga ma ei tea, teine mees oleks võinud ka ju üritada ikkagi rünnata seda korvi, et kui on üks kindel juba korvi all olemas. Ja siit ei saanud nurgalt, ei saanud aru, tundus ka ikka ilus proov juba. Tundus aus katse, et päris pikk maa niimoodi tavaputiga visata, et... Ja teil, sinu liigutuse järgi tundus ka, et sa tahaks nüüd õrnalt juba proovima minna seda? Jah, et... kuna meil putti on selline ikka logisenud siin terve esimene ring, et siis Kristini oma ei olnud kõige lähemal veel, aga siuke pool proovmalt tuli ja see skipis kuskile põõsasse ära. Ja Kiiu poisid proovivad nüüd parri veel päästa. Esimene. No nii, tagant on näha Männi okste järgi, et on ikka kõva tuul seal veel. Ei ole kõige lihtsam putt, tundub, et 10-11 meetrit. Ja kas toob viimane mees välja esimese ringi lõpus nad? Puhta lehega on nad siiamaani jõudnud. Ja see jäi lühikeseks ja tuleb võtta esimene põugi vastu ja Kristin putib ilusti ära. Teile parr, Tapa omadele. Kiiu omadele tuli nüüd põugi ja Tapa omadele parr ja esimene ring on läbi ja näeme teisel ringil.